Vanaisa, mis nüüd saab? Mis nüüd ikka saab? Me ei saa ju väga kaugele eksinud olla. Kusagil seal on meie hotell ja sinu isa. Me randume sellel saarekesel seal ja ootame, kui keegi meid päästma tuleb. Nii on vist kõige parem, muidu eksime veel rohkem ära. Istusime inimtühjal rannaliival ja sõime minu võileibu. Mis sa arvad, kaua aega läheb, enne kui meid otsima hakatakse? Ausalt? Ma ei tea, Kärt. Vanaisa, ära ole nii kurb. Me peaksime ise ka midagi ette võtma. Ma olen merehädalistest mitut filmi telekast näinud. Kuula, me peaksime randa lõkke tegema. Aga kas see pole mitte keelatud? Vanaisa, muidugi on see keelatud ja pudelite vette loopimine ka, aga ma kavatsen seda ikkagi teha. Ma kirjutan siia pudelisildi tagumisele küljele, et me oleme eksinud ja vajame abi. Nii, panen selle nüüd siia tühja veepudelisse ja viskan vette. Keegi leiab selle ikka üles, on ju? Kas sul tikke on? Ei ole. Noh, siis jääbki lõkke tegemata, sest plekkpurki ja šokolaadi pole meil ju ka kusagilt võtta. Mida veel teha? Ma tean, me peaksime rannale suurelt kirjutama SOS või help, mis tähendab appi. Aga mida see SOS tähendab? Noh, kui näiteks laev tormisel merel hätta jääb, siis saadetakse morsega välja SOS signaal. Save our souls. Päästke meie hinged. Varsti hakkas õues hämarduma ja me kõhud olid tühjad. Polnud me ju midagi peale mõne võileiva söönud. Kärt, vanaisa, kas te kuulete mind? Kas sa kuulsid midagi? Keegi hüüab meid. Vaata, isa on seal mootorpaadis. Me oleme siin. Kuidas sa meid leidsid? Pärisin isalt, kui me tagasi hotellis olime ja ma 3. pitsa lõiku sööma asusin. Noh, ma küsisin paadi laenutusest ja sealt öeldi, kuhu poole te sõutsite. Kas me olime väga kaugele eksinud? Ei üldsegi mitte, Kärt. Homme tuled sa meiega randa kaasa, eks ole? Tulen jah. Head ööd. Head ööd.